Grillfesti saate toovad teieni Chef Lunden, Grillikaubamaja, Aquafor, Livol ja Piknik. Tere tulemast Grillfestile 2023. Mõnusat saate vaatamist! No nii, me oleme siin nüüd otse selle õige allika juures, kes kohe ütleb meile, mis on see, mida me peame maitsma järgneval aastal. No absoluutselt peate maitsma kõiki Eesti parimaid toiduaineid, et me iga aasta neid valime hindamiskomisjoniga, kuhu kuuluvad siis tõesti oma ala profid ja nagu näete, siis oleme ka Grillfestil juba aastaid väljas. Inimesed tunnevad huvi, saavadki maitsta ja pärast juba tunnevad poes toidu ära. Eriti kiitnud inimesed on kindlasti väga huvitavad salvestituoted, et sellised täiesti kõik peavad ju kaasas käima, on ju erinev. Väheke vürtsune. Vähekene vürtsine tõesti. Meil olid siin Kaia ja Rita, nemad just maitsesid. Mis siis juhtud? Sai päris palju nalja. Ehk et Kaia ütles, et tema jaoks on natukene liiga vürtsine ja sõbranna Rita ütles, mis sa ajad. Kas nüüd tuleb miskit magusat? Jaa, me oleme nüüd jõudnud piimatoodete juurde ja siin on näiteks Nopri dessert mango, mis oli ka siis oma piirkonnas, võitis tiitli Lõuna-Eesti piirkonnas ja siin on jällegi parima lisandväärtusega toode, nii et päris huvitavad tooted. Et meie ettevõtted teevad ka teadlastega koostööd, et ega ei ole lihtne ühte uut toodet praegu välja arendada, on ju, kus on kõik letid on nii-öelda lookas, et kogu aeg millegi uuega üllatada ja hea variant ongi see, et saadavadki toote konkursile, saavad profidelt veel tagasiside ja meil on ju puhas rööm seda kõiki inimestele pakkuda. No tere, Peep! Tere! Ole hea, ütle, mis on need kõige nii-öelda tuntumad vead, mida kalamehed teevad kalapüügi juures? Üks asi on see kindlasti, et ohutus on nagu hästi oluline kalapüügi juures ka, sellepärast et teatavasti selle harrastuspüügi õngpüüniste juures on alati see hästi terav konks, mis siis võib nagu minna endale sisse ja õngekonksu juures ei ole mitte ainult häda see, et see on otsast hästi terav, vaid tal on ka kida, ehk siis tagurpidi kida, mis on selle jaoks, et kala sealt kohe terava konksu otsast ära ei tuleks. Ja kui see kida sisse läheb naha sisse, siis on seda ülimalt keeruline sealt kätte saada. Et minul on seda mitu korda juhtunud ja 2 korda urgitsesin ise küll välja, aga 1 korra pidin ikka, kui pea kukla peal oli, siis pidin ikka ka traumapunkti minema. Nii et... Ma vaatan, et keegi on ka sinu oma konksu otsa saanud, et kuidas kommenteerid? See on lihtne ja kerge, kui ainult riie jääb kinni, et siis tuleb riidesse väike auk. Olgem ausad, lihtsalt õige sööt peab olema. Chef Lunden Grillfestil mitte esimest korda või? Esimest korda. Ja mida on Grillfestil teile pakkuda? Meil on võimalus oma brändi tuntust tõsta, mis on meie jaoks väga oluline. Tegemist on suhteliselt noore brändiga ja me teeme nii ägedaid asju ja oleme nii positiivset tagasisidet saanud, et meie jaoks on see hästi oluline. Ja mina olen ka teie asjade suur fänn, kusjuures tõesti ma poest ka väga tihti ostan ja teie salatid on suurepärased ja loomulikult ka see tuunikala võileib tumeda ciabattaga. No see on minu lemmik, et loodan, et teil on siin ka seda pakkuda. Meil on siin veel põnevamaid asju tegelikult pakkuda. Näita midagi. Ja kui me räägime tuunikalast, ma ei tea, kas sa sellist asja oled kunagi oma elus proovinud, ma kohe näitan. Et seda on praegu käinud ostmas inimesed, kes ütlevad, et see maitseb paremini kui päris tuunikala. Et see on nagu selline väga äge trend ja me proovimegi teha hästi trendikaid tooteid tegelikult. Kust te need ideed saate?
Kes teil need välja mõtleb, need retseptid, need maitsed? Ütleme nii, et ongi siis müük ja arendus koostöös, et me näeme, mis vajadused turul on ja millised trendid on. Et eile veel üks toitumisterapeut tuli tagasi, ütles, et teete nii ägedaid asju, ostis veel mingeid asju kaasa. Et me proovimegi tegelikult teha mingeid asju nagu selliselt, et nad peavadki sellised olema, et ei ole mingeid jumal teab mis aineid lisatud, näiteks pasteedid, mis meil ongi ainult maksa ja võiga ja köögiviljade ja maitseainetega, see ongi nagu päris söök. Aga ma küsin sellist asja ka, et te olete esimest aastat Grillfestil. Grillfestil on ju üle 20 aasta kestnud juba. Mis teid julgustas siia tulema? Millest selline otsus? See sõnakombinatsioon hea toit, et hea toit ju ühendab selles mõttes, et me näeme, et see on nagu niisugune suur köök siin, kus kõik saavad omavahel lobiseda. Siin ei ole peita mitte kuskile ennast, siin sa pead inimesele otsa vaatama ja võtma selle kuulda, mis sulle öeldakse. Täpselt. Et teil on väga hea vaade siit suurele lavale, näete kõiki esinejaid väga hästi, kuidas siiamaani nende esinejatega lood on olnud? No väga tore, on kõvasti tantsitud, eile meil oli siin nagu vipp-loos õhtul Estini esinemise ajal, et väga selline meeleolukas ja väga tore. Kas te nägite, kuidas lund sadas? Jaa, nägime. Olete varem näinud juunikuus lund? Vot ei mäleta. Aga nüüd oleme, mida kõike Grillfestil näha ei saa, isegi lund sajab. Ja olemegi jõudnud Grillikaubamaa telki. Pidu käib, nagu näha, Kairi on juba peohoos, tulge vaadake. Mis sa räägid? Siin Pärnus on nii tuuline. Oota, ütle korra veel. Ma räägin, nii tuuline on teil siin. Tuuline või? On tuuline. Mul sai 2 tükki kätte kohe. Teine veel, kus on üks, seal on teine ka. Ise oma väikeste kätekestega tegin. Mis asja? Esimest korda tegin oma väikeste käekestega. Sinu kätetöö? See on eilne laar. Eile kell 1 öösel telgi taga puhastasin kurki ja küüslaugu, kui teised panid pidu telgis. Vot nii tehakse. Tuletage meelde, mis telgis ma olen praegu? Ikka Grillikaubamaa, Trääger ja Tanker. Saate aru, grillimine, see ei ole nii, et sul on kogu aeg mingid grillimasinad siin ja ainult maitseained, ei ole. Siin on ilusad tüdrukud, siin on värskelt tehtud soolakurk, pidu käib, see on Grillfest. Kairi, tule räägi üks anekdoot. Ma panen meili sulle selle. Ma panen meili sulle. Ja uskumatud inimesed siin Star FM-i telgis ei olegi ainult Pille Minev. Alusta päeva hea tujuga. Noh, Veiko Varest. Võib-olla te ei tea, aga mina tean näiteks. Ja kes on see väike armas televaataja? Kerli Tello maa hommikust. No kuidas sina siia nüüd sattusid? Ma arvan, et te tunnete seda häält uudistega BNS-ilt, Postimehelt ja Rahvusringhäälingult. Ühesõnaga, vaadake maa hommikut. Aga räägime Grillfestist ka. Miks sa Grillfestil oled? Grillfestil ongi kogu Eesti maa. Kus see veis meie lauale tuleb, ma küsin? Grillfestil. Palun, Villo. Oi. Ma tahan ka võtta, sest lapse jaoks vist ei ole. See tuli meile kõrvad siit. Mis see on? Võtame välja. Kas sausage?
Pritsumehed rääkisid, et täna olete tulemas. Miks just nemad? Jumal, Pritsumehed teavad täpselt, et kus suitsu seal tuld, nii et ma panen nad mängima. Panete mängima? Hästi, kas te olete ise Grillfesti sagedased külastajad? Ei ole, esimest korda. No ja kuidas mulje on? Tundub, et väga popp üritus on, väga palju rahvast on. Ja teie? Mina käisin eelmisel aastal ka. Mulle väga meeldib. Natuke tolmune on siin, et ettevaatust on ju, et need jalad ei ole enam roosad pärast, kui siit lahkute, et järgmiseks korraks siis härra Võsa teile ka teadmiseks, et valgete jalanõudega Grillfest pigem ei. Need on õnneks ühekordsed jalanõud, neid toodetakse Hiinas, nüüd ma viskan ära pärast seda, kui ma siit väravast välja lähen. On väga nutikas Grillfesti külastaja riietus, sellepärast, et pluusi saab pealt ära visata, on ju, teine pluus on all ilusti, lühikesed püksid piisavalt pikad, et isegi ka ööklubisse pärast hiljem sisse saada, on ju? Täpselt. Ja ilusti valge toss, noh, mis sa oskad öelda? Ideaalne Grillfesti külastaja riietus. Praktiline, mugav, ilus ka, on ju ilus? They never wanna see me catch my stride, never wanna see me wear my crown. Always trying to make me nervous. Yeah, they really wanna break me down, but I run this town. I run this. Yeah, I run this town. I run this. Yeah, I run it. Värska originaal esitleb ja Grillfest koostöös Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liiduga korraldab igal aastal suure show-konkurssi Grillfest Bikini ja Ranna Fitness. Eesmärgiks on propageerida fitnessi igas vanuses harrastajatele ja nii ongi show-konkurssi sõnumiks sööge tervislikult ja liikuge. Siis olete terve, ilus ja õnnelik igas vanuses ja mis peamine, fitnessiga ei ole kunagi liiga hilja alustada. Grillfesti saate toovad teieni Chef Lunden, Grillikaubamaja, Aquafor, Livol ja Piknik. Kui üldse rääkida nagu jäätisest, et sa vaatad nagu, kuidas, kui sa väljas oled, on ütleme baaris kuskil, et teed joogi välja naisterahvale, aga kui sa nüüd tahaks naisterahvale jäätist välja teha, siis kuidas sa valid, vaatad mind ja mõtled, millise jäätise siis mina võiks, mille üle ma võiks rõõmustada? No eks ma ikka olen viisakas mees, ma küsin kõigepealt, eks ole, mis sulle maitseb ja see, mis maitseb, selle sa ka saad. Aga mis meil täna siin valikus on uuemat kraami? Kioskis on niisugune standardne masinajäätis, seda saab ainult suvel, meie käest see on 13% on koorejäätis, mitte kuskilt mujalt ei saa. Aga kui tükijäätised me nagu ei müü, neid saab poest, flamingod ja mangod ja küpsikud ja raketid ja nimekiri on pikk ja isegi laktoosivaba on see aasta tulnud ja vaikselt tõuseb ja meil on väga hea laktoosivaba, kes on proovinud, ütleb, et ei teegi vahet, meil ei ole mingeid lisandmaitseid juures, puhas vanill. Pehme jäätise müüjaid tegelikult on ka kaubanduskeskuses näha, need ei ole küll preemia omad. Kas sa oskad teha, selgitada ära, mis on vahe nendel mitte preemia müügi kohtades? No vahe on algallikas ja tooraines, meil on puhtalt koorejäätis 13%, see on täpselt sama segu, mis läheb vana Toomas sisse. Rammus on liiga rammus juba, aga see on para. Ja selle laseme svirli vahustage läbi, meil on vanad Austria masinad, juba 15 aastat vanad, kunagi Soomest tõime ja töötavad siiamaani ja väga hea on. Teistel on teistmoodi masinad, kus pannakse pehmist ja vedelat sisse, köönutatakse ära ja on koorejäätiseid, on taimerasvajäätiseid. Kui on koorejäätis, siis ta sulab ruttu, sellest on näha. Taimerasvajäätis, torn võib seista väga kaua. No võt, hashtag hea teada, hashtag Grillfest, hashtag preemia. Aga igal juhul aitäh preemiale ja ei pea alati olema alkohol käes, saab ka nii kokku lüüa, vaadake. Eriline kavakas, see on eriline kavakas.
räägime? Nii, mida me räägime? No millest meil sinuga rääkida on? No ikka grillimisest ilmselt ju. No mida on uudist? Uudist on see, et eestimaalane ei tunne ära kodumaist lambaliha. Kas see tõesti vastab tõele? Nii ta on. Et seda võivad siin kõik meie kolleegid kinnitada, et 10-st 1 suudab öelda, et see on lammas. Aga võib-olla on saladus küpsetamises, võib-olla on saladus ettevalmistamises. Ehk siis liha on nii maitsev, et nad ei tee absoluutselt vahet, mida nad söövad? Nad ei suuda ära mõelda, pakutakse kõiki loomi peale lamba. Ja millise grilliga sa siis seda lammas siin valmistasid? Me oleme siin söegrilliga ja... Issa, ma pole nii suurt näinudki. See ei ole veel üldse suur on seal. Oi, lähme vaatame seda lähemalt. See on mingi uus teil, jah? See on Weberil, ta ei ole nii väga uus ei ole, ta on Weberil kaunis pikka aega. Siia võid ju minna ise peale näiteks. Teil on nagu suurem ja kõige suurem. Ja meil on väiksed ka. No kas see on tegelikult müügiteema ka, nagu et inimene tuleb, vaatab, ikkagi tahab suuremat. Kui ta mõtleb, no väikse, mis ma selle väiksega, et panete siia kõrvuti siis väike, mis tegelikult polegi nii väike. Tundub ju selle suure kõrval ikka tohutult väike. Kas te teete siin mingit müügitrikki? Tegelikult on vastupidi. Et inimesed tulevad ja tahavad osta väikest grilli. Ma ei tea, kas on eestlase mingisugune eripära, kompleks või mis iganes. Aga näiteks keraamilise grilli ostjad tahavad osta väikest keraamilist grilli. Ja siis, kui sa talle räägid, et tegelikult see natuke suurem, temal on hulk rohkem võimalusi, siis ta jääb kuulama ja ostab ka ära selle lõpuks. Aga nad tulevad, küsivad just nimelt väikest. Teil siin vastas täna on Star FM-i telk, et kas nemad ka maitsmas käisid? Jah, viisime neile ja Ohimet, lambakasvatajast Pille, ei tundnud ka ära, mis liha on. Pakkus väga palju erinevaid, aga mitte seda õiget. Mis see on? No mis see on? See on lammas. See on lammas? See on lammas, jah. Kui on sama lammas nagu Pille minev? Jah. Mina ka aru ei saa. Ja see on lambapihv siin. Veisega. Kas keegi julgeb veel proovida? Proovige teie ka palun, lihtsalt kogume arvamused kokku. Mis on või? Jah, et kelle liha on? Loomaliha on. Mis te arvate? Veegan ei ole. Jah, ma ütlesin, aga nüüd juba. Mõtlesite ümber? Mägiveis. Pakkuge ära. Metssiga on tumedam. Juhul tegemist on täiesti puhtatõulise lambalihaga. Eesti lammas. Nimest lambad on nii nunnud. Ta on niimoodi ära maitsestatud, et petab ära. Et esimese asjana pakuks ikkagi sealiha või veiseliha. Kalkun. Ei ole. Mis ta siis olla? Kujuta ette, liha. Ei, ma mõtlen, et ma otsin nagu maitsest, ma mõtlen, mine tea, äkki on mingi kobras, äkki on mingi lammas, äkki on mingi, hakkad nagu mõtle. Ma ei tea. Aga te ütlesite õige ära ju. Kobras või? Ei, on lammas. Lammas. Kas oli hea või? No tule vaname juurde. Võiks tule joo veel. Võtame veel sulle. On hea mis veel? On hea mis. Selle kohta ma ütlen, et süüa sa võid, aga jooma sa pead. Kas on siis vahet nagu nendel filtritel? Vesi on sama, lihtsalt kannu valik on nagu vastavalt maitsele või? Tegelikult ikkagi filtrite vahe on suur. Siin on nüüd väga kõrge filtratsiooniga filter, et 0,1 mikronit ja ta sisuliselt on analoog meie veepuhastussüsteemile. Ta asendab valamaaluseid süsteeme, nii et selles mõttes kannud on erinevad ja tasuks lugeda ja tutvuda, et millised on enda vajadused ja vastavalt sellele siis leiab ka kannu. Grillfesti uhkel Livoli mängumaal oli tegevust kõigile. Siin sai ratsutada hip-hopa kepphobustega, osaleda töötubades ja erinevatel atraktsioonidel. Livoli mängumaa uhiuuel pikniklaval toimusid Eesti meistrivõistlused piknikjuustupulkade rebimises, tehti mustkunsti ja õpiti sumbat tantsima. Nii ja traditsiooniline Grillfesti saatelõik koos Erkiga siit laadaalalt algab nüüd ja kohe. Ütleme, et väga suur laat on see aasta ja ma pole jõudnud kuskil käiagi. Et paar esimest ma olen jõudnud käia, käisin siin Leedu restoranis söömas, rahvustoite pakuvad, väga head kibinas pirukad on. Ja siis ma jõudsin siit paar sükest
kahmata endale midagi käigu pealt kaasa, jah? Kahmatasid kaasa kohe, kus ma jõudsin. Tartu Mill, üllatus, ka õlid on neil nüüd olemas. Ja mis nagu Grillfestile hästi on see chilli küüslaud. See chilli värk on väga popp. Ma vaatasin seal Toiduliidu telgis oli ka chilli värki salvestama, vist küll seal oli, aga see chilli on ikka eestlasele hingelähedane, on ju? Tundub, et me sinna kanti hakkame minema ja järjest rohkem seda ka kasvatatakse meil. Kama on alati hea, alammu ei ole söönud. Ja siis võtsin omal prouale väikse koogikese Eesti pagarilt. Vaata, kui armas, sina ikka proua peale mõtled kenasti. Ikka peab mõtlema. Liha saab koha peal süüa ja muud kraami kaasa haarata. Jah, kindlasti, et meil on nüüd see aasta on ikka väga korralik Leedu tänav, kus on ainult Leedu käsitöölised ja Leedu toit ja siin selja taga mul on, pärast lähete vaatate, mina nimetan neid söödavateks kuuskedeks. Ja võt see süsi annab sellise, kes sa slõkki arvastad, et tead, mida süsi annab. Kas on ahjus tehtud slõkk või süsi peal tehtud? Või elektrigrillil, eks ole. Seal on nüüd 2 erinevat asja. Siin on ka, et see annab sükse nüanssi, maitse nüanssi. No ütleme nii, et päris lahe vaadata, see on nagu viimne reliikia natukene. See on jah, natuke atraktsiooni moodi ka siin, et tal päev otsa väntades käsib ma just mõtlen, kaua see käsi jaksab niimoodi siis vändata. Aga see on ju käsitöö, eks ole. Õige. See ongi käsitöö. Kui sa tuled vaata Grillfestile, sa korraldad siin seda oled, aga kui sa tuled, kas sul proua vahel ütleb ka mingi kindla soovi, mida ta siit alati saada tahab? Proua ise korraldab koos minuga. Ja eks ta ise vaatab siis. Eriti kaval, on ju? Tuled mehega tööle ja vaatad välja, mis tahad ja siis ütled, kallis, väike toskakook. Sel korral siis sellised inimesed, lood ja maitsed. Meie teiega kohtume järgmisel aastal ikka Grillfestil.